Ilusat päeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut. Ja täna me räägime ärevusest. See on üks selliseid tundeid, mida ma usun, et enamus inimesi on rohkem või vähemal määral tundnud. Ja minult on ka palju küsitud seda, et mida sa teed oma teraapiates. Ja ärevusega tegelemine on üks neid asju, mida teraapiatega annab eemaldada ja leevendada. Mina olen ka, nii nagu väga paljud teist ka, on energeetiliselt tundlik, olen empaat. Ja selle asemel, et lihtsalt nagu maailma inimestega suhelda ja vestlusi pidada, siis nagu tavalised inimesed, kellel ei ole selliseid nii tundlik, kes ei ole nii tundlikud, siis mina tunnen ka kõike energiaid ridade vahel. Ja ehk siis sõnad, mida öeldakse ja energia, mida ma välja loen, väga tihti ei pruugi kokku minna. Ja selle tulemusel võib tekkida ärevus. Aga ärevusele saab tegelikult läheneda teisiti kui tavameedias või tava ravimeetodid seda on siiani käsitlenud. Ehk siis, kui sul on ärevus, võta tablett ja suru see emotsioon lihtsalt alla. Et mina lähenen ärevusele pigem bioloogiliselt, psühholoogiliselt, ka kognitiivselt ja ka spirituaalselt. Et vahet ei ole, et kas me vaatame neid lääne ja ida ravimeetodeid ärevuse raviks, mis keskenduvad sümptomitele. Nagu ma ütlesin, et võta lihtsalt tablett sisse ja siis sa enam ärevust ei tunne. Aga ja tegelikult ka see, et kui sa tunned ennast ärevana, siis väga palju on abi tegelikult hingamisest. Hingamine aitab mõista või aitab leevendada seda tunnet sel hetkel. Aga mis on võimalik teha selleks, et seda tulevikus tagasi ei tuleks, on see, et ärevust võib vaadata 3 erinevast vaatenurgast. Võib vaadata mineviku vaatenurgast, võib vaadata oleviku vaatenurgast ja võib vaadata tuleviku vaatenurgast. Et kõige selle juures tegelikult on iga inimese töö, sisemine töö äärmiselt oluline. Sest ärevus iseenesest on tänapäeval suhteliselt tavapärane sõna juba, kuna enamikul on see rohkemal või vähemal määral ühes või kahes või kõikides elusituatsioonides. Aga vanasti kasutati sõna stress, aga need 2 ei ole tegelikult päris sarnased, sest selline stressi tekitav asi, et kui mingi asi tekitab sellist stressi, see on tegelikult nagu loomulik ja tervislikum, ütleme nii, seisund kui ärevus. Ärevus on rohkem nagu krooniline. See on nagu selline krooniline taustamüra või pidev selline frustratsiooni tunne, mis on selle stressi tulemus. Ja võib-olla sa tahad siis teada, et mis on inimese ärevuse algpõhjus. Ja nüüd siin ongi see vastus selles, et seda võib vaadata minevikust otsida, seda võib otsida olevikust ja seda võib otsida ka tulevikust. Et need on kõik väga erinevad ärevused. Kõigil on väga erinevad ärevuse allikad.
näiteks oleviku ärevus, kui see ärevus tekib sul sellisest nii-öelda lihtsalt lambist, siis võib selle põhjus olla selles, et sa lihtsalt tunned kellegi teise tundeid. See on nagu energia tunnetamine tegelikult, aga ja see võib olla ka nii-öelda sellel hetkel mingi negatiivse asja meelde tuletamine või see võib tekkida näiteks ka lihtsalt tavauudiste kuulamisest. Ehk siis ärevuse tundmine praegusest hetkest. Ja see võib tulla ka sellest, et sul on näiteks tuba koristamata. Ja kuna igasugune segadus ja kola on ühest küljest, tekitab ärevuse tunnet ja teisest küljest see näitab seda, mis on sinu sees, siis üks vahend selleks on lihtsalt ära koristada ja see ärevustunne kaob. See on lihtsalt, ma räägin mõnedest võimalustest. Aga kui me räägime mineviku ärevusest, siis see tuleb pigem lahendamata traumadest, kui me satume pidevalt nii-öelda välja ravimata, välja tähelepanu saamata allasurutud energiatesse tegelikult, allasurutud tunnetesse. Sellest kõigest selle kõigega ma tegelen oma teraapiates ja see, mis loob sellise pideva ärevuse tunde või ülekoormatuse tunde, on see, et sa oled enda nii-öelda mineviku seljakotti pannud liiga palju asju selles mõttes, mis on lahendamata. Aga tuleviku ärevus tuleb küsimusest, mis siis kui. Ehk siis, kui sa keskendud tulevikule, siis enamikul juhtudel ja kui see tuleviku asjad tekitavad sinus hirmu, siis tulemuseks on ärevus. Et mis siis saab, kui ma ei tea, seda tööd ei saa või mis siis saab, kui ma selles suhtes pean näiteks lahku minema ja nii edasi. Mis siis, kui keegi ei tule mulle nii-öelda sünnipäevale, kui ma kutsun, kui laste ja teismeliste ärevuse põhjus võib täiesti vabalt olla see. Ehk siis, tuleviku ärevus on siis me nii-öelda, kui ära selgitada, siis me läheme tuleviku energia välja ja puudutame lõpmatud võimalusi, aga me kipume imelikul kombel puudutama kõige halvimat stsenaariumit, kõige halvimat ajaliini. Ja mida saab teha, on see, et õppida kasutama kõige paremaid stsenaariume. Ja kogu see ärevusest ülesaamise teema on üks neid asju, mida mina põhiliselt enda teraapiates teen. Nii et kui sa vajad sellega abi, siis oled teretulnud teraapiatesse. Ja nagu ikka, kõik selle leiad minu kodulehelt www.kaialise.com/teraapiad. Võimalus sinna registreeruda ja ma aitan kõiki, kes abi vajavad. Selline info täna ja kohtumiseni.